Tere! Mulle anti võtsin ülesandeks rääkida lahutuse digitaliseerimisest, aga ma ei saa rääkimata jätta rahvastikuregistrist sealjuures. Mulle tundub, et olles erinevate tutvustuste juures varasemalt ka siin ruumides või siis ka mujal, kus räägitakse Eesti e-riigist, siis tegelikult rahvastikuregistrist räägitakse suhteliselt vähe. Meie jaoks on see nii loomulik, et meil on olemas, aga kui sa võtad mõne teise riigi ja hakkad ennast võrdlema, siis me oleme ikka täiesti teises maailmas. Mul oli üks päev kohtumine Suurbritannia Statistikaameti peadirektori käest ja küsin mu käest niisuguse küsimuse. Mis te nende topeltisikutega teete? Ma mõtlesin, kas mul on nagu keeleprobleem, milles meil teema üldse on, et kes need on? Et inimesed käivad nagu erinevaid teenuseid tahtmas, need ütlevad, et nad on erinevad ja pärast saavad sama raha erinevatest kohtadest. See ei mahu nagu meie peadesse, me oleme nagu täiesti mingis muus maailmas ja see kõik on selles mõttes võimalik sellepärast, et meil on nagu see mingid baasasjad riigis paigas, et näiteks, eks ole, me teame, et meil on inimene ja meil on see inimene nii kindlalt paigas, et ta ei saa olla teine inimene. No ütleme, et juhtub, oleme osad, juhtub ka meil näiteks, et tuleb Euroopa Liidu kodanik Eestisse, kohalik omavalitsus peaks seda registreerima kas uue inimesele vanana, ta ei leia vanade hulgast üles, teeb uue inimese, aga ta selles mõttes üsna kiiresti tuleb see viga välja, ta pannakse kokku selle vana isikukoodiga. Aga no me keegi ei kujuta ette, et me võiksime olla erinevates asutustes erinevad inimesed, et see meie maailma lihtsalt ei mahu. Ehk mida ma tahangi öelda, et me peame, kui me räägime ka oma riigi tutvustumisest, me peame rohkem rääkima sellest, kui tähtis kogu riigi jaoks on see, et tema inimestega asjad oleksid korras. Kui me räägime Eestis rahvastikuregistrist, siis tegelikult meil on nagu 3 väärtust, mida me suures plaanis riigile pakume. On siis nüüd inimesele teenused, vaade rahvastikuregistrisse endasse ja siis teatud teenused, mis meil on rahvastikuregistri teenused. Sest tegelikult Eesti riigi rahvastikuregister on korraga 2 rollis, et seda vähe räägitakse ja võib-olla ei peagi teadma, meil maailmas on nii palju infot, et ei peagi teadma. Aga paljudes riikides on olemas nii-öelda tsiviilregister ehk siis nagu perekonnasündmuste register eraldi ja rahvastikuregister eraldi. Aga meil on nad kokku, ehk me toodame ka see menetlustarkvara ametnikul, tähendab seda, et rahvastikuregister ei ole ainult andmebaas, vaid me ka toodame andmeid. Ehk see menetlustarkvara on siis see, mida siis istuvad kohaliku omavalitsuse ametnikud, näiteks registreerivad elukohti, registreerivad sünde, surmi, mis iganes ülesanded neil on, ehk toodetakse ka andmeid. Ja kolmas pool siis rahvastikuregistri puhul on siis nüüd see puhas andmebaas, mida siis nüüd kõik Eesti riigis kasutavad oma tegevuste jaoks. Ja nüüd on üks väike pilt, hästi üldistatud, kuidas andmed kogunevad ja need ei ole nüüd selle menetlustarkvara kaudu, vaid need on nüüd teised asutused, mis saadavad andmeid rahvastikuregistrile. Ehk kui ma enne kuulasin seda nõusolekuteenuse juttu, siis tegelikult meil on hästi üllas eesmärk, meie eesmärk on inimese elu järjest lihtsamaks teha, aga selle käigus me teeme riigisüsteemid järjest keerukamaks. Iga päevaga läheb nii keeruliseks. Mina ütlen, et meil ei tea varsti keegi, mis rahvastikuregistriski on. Mitte andmete mõttes, vaid kuidas need protsessid käivad, kes mida annab, kui palju annab, kus on mingid kontrollid. Ühegi inimese mõistus ei käi enam sellest üle. Et selles mõttes, kui me vaatame kogu e-riiki, siis tegelikult see käib üle jõu juba. Näiteks on siin joonis XD Riia kodulehelt võetav rahvastikuregistri kasutajad põhimõtteliselt. No väga hea partneritele näidata alati, meil on siin rahvastikuregistris kasutavad, nad ei saa mitte millestki aru, sest see ei ole tegelikult normaalne. Et mingisugune aktsiaselts Intrum Estonia, keegi ei tea, mis asi see on, Tallinna Transpordiamet, on nii erasektor kui riigisektor, et selles mõttes see on minu arust väga hea pilt näidata, kui keerulised me oleme, sest ega siis iga see tüüp on veel omaette maailmas, oma ökosüsteemis. Ehk jõuan siit siis, ma ei tea, mis see on, rahvaluule või mis need on, mida ma Lissi otsas ka kuulsin, et meil on nüüd kõik e-teenused saavad, kõik on inimesele digitaliseeritud. Me võime seda rääkida oma väliskülalistele, aga ise me seda ju ei usu. Et see ei ole ju nii tegelikult. Aga ilus öelda küll, et selles mõttes ka nii abielu kui lahutus tegelikult me ju digitaliseerisime ainult avalduse osa.
päris sündmus tuleb minna kohale tegema. Et ikkagi lahutama tuleb füüsiliselt kohale minna, sellele vastikule inimesele uuesti otsa vaadata ja see jah-sõna ära öelda, jah, ma tahan lahutada, sellest ei pääse. Aga avalduse saab esitada eraldi. Sama on abieluga, küll toreda inimesega koos on ju, aga ikka tuleb kohale minna. Et selles mõttes me oleme küll seda teemat ka arutanud, aga meie riigis täna veel see ei lenda, et me võiks ka teha selle teise otsa elektroonilise. Et tehnoloogiliselt ei ole see midagi keerulist on ju. Annab allkirja alla, ongi tehtud, aga kuidagi me ikkagi püüame selle inimese otsustusvõimet ametniku näol kontrollida, et kas ta tegelikult täna tahab, on ta kaine, kui ta seda jahi ütleb, kas keegi on tal noaga selja taga, kui ta seda jahi ütleb. Et samas mingid toimingud me teeme, mis on ka olulised elektrooniliselt, nii et küsimus, kas 2% halva pärast 99% kannatab, see on alati see küsimus. Aga kuna siis teema oli lahutuse e-avaldus, siis näitan lihtsalt natuke seda vaadet ka, et rahasregister.ee lähete sisse, kasutada saavad ainult need, kes on abielus. Et kahjuks need, kes ei ole abielus, ei saa kasutada. Täpselt samamoodi nagu ma väitsin väliskülalistele, tahtsin näidata seda, meil on siin üks teenused, näete, siin on abieluavaldus, sa oled juba abielus, sa ei saa kasutada. Nüüd mul on teenus, mida näidata. Et ühesõnaga põhimõtteliselt on meil ju eriti lihtne teenus, sest me isegi teame, kes on teine pool. Ei ole ju küsimust, me teame, kellega ta abielus on. Et abikaasa on teada, millal abielu algas. Nüüd on vaja lihtsalt inimesele näidata, anda mingeid sõnumeid juurde, mis selle lahutusega kaasa tuleb. Üks küsimus, millele inimene peab ise valiku tegema, üks pool siis teeb selle nimevaliku, kui ta on nime muutnud enne, et siis väga palju ka lahutuses ei ole valikuid, ta võtab kas selle, mis tal enne oli või jääb sama peale. Ja mis on uus meie jaoks, on broneerimissüsteem. Et kuna meie toiminguid teevad kohalikud omavalitsused ja nemad on kõik iseseisvad asutused, meil ei ole niimoodi rahastusregistri menetlustega, et üks asutus, näiteks Transpordiamet, eks ole, juhib ülevalt alla oma büroosid, siis meil on kohalikud omavalitsused teenusepakkujad ja siis seda on seda, et igaüks on iseseisev asutus, igaüks juhib oma tööd, kui palju ta tööd teeb, kui palju ta ei tee tööd. Meie riigina maksame selle toimingu tegemise eest. Aga inimese vaates tema siis ei ole. Tema tuleb kohale, tema tahab endale aega valida ja selle taga on siis see, et kohalik omavalitsus peab selle nii-öelda kalendri ette valmistama. Et see on meil nüüd läheb kolme kohaliku omavalitsusega praegu oleme laivis abieluga seotult, aga lahutusega siis tuleme ka, vaatame, kuidas see ellu läheb, et kui korralikult siis tegelikult peab eeltöö kogu aeg olema, et ma pean pool aastat ette näiteks abielu puhul ju kõik ajad kogu aeg hoidma õiged. Ja siin lahutusavalduse puhul ongi see, et kinnitan ja järgmine samm on siis see, et vaatab inimene avalduse üle, paneb oma meili aadressi, kui on vaja vahetada rahastusregistris, need andmed lähevad jälle rahastusregistrisse, valib, kuidas ta tõendada tahab, kas digitaalselt või paberil ja avaldus on esitatud. Aga avaldusel on ka teine pool, ehk siis teine pool siis annab nõusoleku. See ei ole see nõusoleku teenus, mida RIA räägib, see on meie lihtsalt, inimene ütleb, jah, ma olen nõus selle avaldusega. Et ütleb, et teine pool siis ütleb, et olen nõus ja siis me saadame inimesele meili, et millal see aeg on, teie aeg on kinnitatud ja siis on ka see, läheb rahastusregistri.ee tema ukse peale või akna peale, saab vaadata see sama teade, et millal tal see aeg on. Meil on siis tegelikult olemas rahastusregistri.ee on sünni, elukoha, omanikuõigustud nõudmise, abielu ja lahutuse avaldused põhimõtteliselt. Meil on tegemata veel üks avaldus, on siis, üks menetlus on meil nime muutmine, mis on siis järgmisel aastal meil plaanis. Et siis on meil tegelikult meie enda menetlused kõik läbi käidud, siis võin mina öelda, et meie oleme oma menetlused digitaliseerinud. Sest nime muutmine on täna ikkagi, ei pea ühiselt kohal tulema, aga ikkagi digiallkirjaga. Et meie arusaamine, mis asi on e-teenus on väga erinev sellest, mis on paljudel teistel riikidel. Et ma olen näinud ettekannet, ma ei mäleta, kas oli Taani, kes rääkis väga uhkelt, vajutad siia, siis järgmine küsimus siia, mis lõpuks tuli, oli PDF, mille ta sai välja printida. Ta leidis õige PDF-i. Et selles mõttes, missugused on e-teenused on ikkagi riigi mõistetes erinevad, et meie ikkagi püüame teha sellist, mis on päris e-teenus meie tähenduses. Ja teine asi, mis ma tahtsin ise jõuga siia teemaks tuua, on automaatmenetlused, mis me võib-olla
oleme vähe reklaaminud, aga rahastressi tähenduses täiesti uus asi. Selle aasta esimeses kvartalis käivitusime, mis tähendab seda, et täna, kui näiteks lapsevanemad asuvad sündi registreerima, mis tähendab seda, eks ole, et meil on juba isikukood haiglast saadud või haigla koostöös rahastressi ootel, emaga seos olemas. Sünni registreerimise avalduse käigus varem oli nii, et see avaldus läks kohaliku omavalitsuse, isegi e-teenuse puhul läks kohaliku omavalitsuse ametniku lauale ja ametnik siis tegi otsuse. Ja siis me mõtlesime, et no mida paganat ta otsustab. Vanemad on, laps on sündinud, vanemad, no ma ei vaidle ju, kui inimesed ise avaldavad, ega ma ei tea, kas isa päris on isa või ei ole. Ja nimi enamus juhtudel on ikkagi hinnatav ka automaadiga. Ja siis sünni registreerimise avaldus täna ongi see, et tegelikult on seal taga automaat. Ühesõnaga, mis automaat, meil on kontrollid, automaat on liiga suur sõna selles mõttes. Aga vaadatakse, kas nimi vastab meie rahastressi nimedele ja mis me muud vaatame. Vanemad on ju ise avaldanud abielus, vanemad on nagunii seotud juba seal ja meil lähevad siis nii-öelda sünni registreerimisel inimene teeb ära avalduse ja siin öeldakse kohe, teie andmed kanti ära ilma ametniku sekkumiseta, ilma ametniku vahetuseta sekkumiseta. Ja me paraku peame mingi asutuse siia määrame, siis mängime, et see oli Siseministeerium. Et see on see häda, et keegi peab selle otsuse tegema, meie haldusmenetluse ja nii edasi. Ja kuigi tegelikult masin, me oleks nüüd kirjutada kandetegija masin. Ja põhimõtteliselt siin siis peab ütlema inimesele, mida kontrolliti. Kontrolliti lapse ema perekonnasandmed, vanemate teovõimet, vanust, lapsele nimede vastavust ja perekonnanime vastavust. Ja põhimõtteliselt väga lihtsad kontrollid ja nüüd ma panen ühe pildi, mida ma natuke seletan. Siin on 3 värvi joonised. Roheline on paber, räägime kõigepealt nüüd näiteks siis sünnist, eks ole. Nii palju on meil tänasel päeval paberavaldusi jäänud sünni registreerimisel, see on mingi circa 15%. Ja siis kõik, mis sellest ülespoole on nüüd e-avaldused. Ja see hulk oranž läheb siis ametnikule. Ehk siis e-avaldustest, e-avaldusi on 85% ja sellest circa 10% siis ei lähe meie automaadist läbi. Et kõik ülejäänud saavad kohe vastuse. Tehtud. Ja võtame kõrvale siis elukohateade, kus kontrollitakse omanikku, kas see omanik on see, kes andis nõusoleku, kas inimene ega lapsed maha jäänud. Ka siin on tegelikult paberavaldusi natuke üle 20% ja automaat suudab circa natuke alla poole ära otsustada. Ehk selles mõttes, mida selle automaadiga on tehtud, on see, et on tõstetud ju inimese nii-öelda kiirust, tema riigiga suhtlemise kiirust ja mis teine asi, see on ju ametnike tööaeg, mida ei ole enam. Kahjuks keeruline mõõta, ma ei saa öelda, et me lasime lahti 500 inimest, sellepärast, et kohalikus omavalitsuses, ma arvan, kedagi ei lastud lahti, sest ega see töö on nagunii üks väike osa nende inimeste tööst olnud ka seni. Siin on nüüd see loetelu, mis meil täna rahastregistri e-teenustes avaldustena on. Nagu näete, siin abielu avaldus eelmise aasta siis lõpust käivitunud aasta ring nüüd ja circa pooled siis, natuke üle pooled on e-avaldused. Et võiks ju olla rohkem, aga seal on väga palju sellist teemat, et välismaalased ei saa esitada. Et neil on dokumendid puudu, osad ju abielluvad ka nii, et tulevad 2 inimest Ameerikast tahavad Eestis abielluda, et nad ei saagi e-teenustesse. Ja elukoha lõpetamine omaniku avaldus ei ole ka automaat, see on see, et omavalitsus kindlaks tegema, et inimene päriselt ei ela seal. Ja mis 2 viimast tulpa on siis dokumendi tellimised, mida rahastregistrist saab võtta. Seal on see probleem, miks see sinine osakaal on nii väike, mis võiks olla tegelikult kogu e-teenuse osa, on see, et inimestel ei ole meie e-dokumentidega midagi peale hakata. Et meie digiallkirjasta tõenditega neil ei ole kuhugi minna. Nende dokumentidega nad tahavad tegelikult minna välismaale, näidata oma sünni kohta või sünni aega või perekonnaseisu, abikaasat, aga teised riigid ei suuda meie digidokke vastu võtta ja siis tihti ikkagi võetakse digitaalne tõend, siis saadakse vastu pükse või vastu näppe või mida iganes ja tullakse, võetakse pabertõend. See on kahjuks meie maailm tänasel päeval. Ehk siis meie tänane väljakutse siin on siin teha mootorid paremaks ehk veel suuremat hulka nendest seda osa vähendada, et püüda ametnikust mööda lükata ka e-avaldusega. Siin oleme sõltuvad teistest registritest, näiteks kinnistusraamatust, kui hea kvaliteediga andmed sealt tulevad,
aadressiregistrist, et need asjad hakkavad mõjutama meie otsuseid, meie automaatkontrolle. Ja ega ma tegelikult konkreetselt sellest, mis ma tahtsin öelda? Tahtsin öelda, et vaadake ühte võimalust, mis on rahastriste.ee-s, ma ei hakanud siia pilti panema. Seal on võimalik surmaandmeid kontrollida, see on selline päring. Kui on vaja teada, kas keegi inimene on surnud, seda inimesed ei tea, aga lihtsalt kas või oma vanaemade, vanavanemade kohta saate vaadata, sisestada ka nime ja vaadata, kas seal on andmed. Seal on tegelikult juba, mis nüüd on 21. sajand, 20. sajand, 19. sajandi lõpust on andmeid inimestest, nii et proovige, saate võib-olla natuke sugupuud uurida. Et mis juhtudel on roheline ja oranž veel kasutusel, et konkreetsed kasutuslood, et kuidas paberit kasutatakse? Mida me oleme näinud, et tegelikult vene inimesed ei kasuta e-teenuseid. Ida-Virumaal väga selgelt tullakse kohale tegema. Ma ei tea, kas see on sellest, et seal ei teata, kas see on kultuuri küsimus, aga sünni registreerimist ja üldse e-teenuseid Ida-Virumaal kasutatakse vähem. Venelaste hulgas üldse. Ja teine asi, sünniavaldus on see, et mõne inimese jaoks, kõikide jaoks on tema laps väga tähtis, aga mõne inimese jaoks on väga tähtis ka seda näidata. Võtta see laps kaasa ja minna ametniku juurde. Ja see on tema jaoks emotsioon minna ja näidata ja olla ja teha seda füüsilises maailmas. Ja see on, ma arvan, et see jääb, sest see tunne inimesele. Samamoodi nagu me tegime 2010 muudatuse, meil olid enne, kes teab oma sünnitõendid, enamus ilmselt sellest ajast olid üks värvilised turva. Ja siis me 2010 läksime valgele A4-le. Te kujuta ette, siiamaani inimesed räägivad, kus mul ikka oli paber ja mis te nüüd annate mingi lihtsa lehe. Et teatud asjad on väärtusega, mida kannavad nii kaua, kui see põlvkond vahetub ja siis võib-olla muutub. Tere, aitäh! Selline küsimus, et alustasid juttu komplekssusest ja selle kasvust, et see on päris probleem, ma arvan, aga mida nüüd siis, kui tuleb ette olukord, et Eestit peab esitlema, mida siis sellest nagu rääkida, mis oleks nagu kasulik või kuidas me peaksime adresseerima seda küsimust sinu hinnangul? Ma arvan, et see on hea ja halb ju korraga, eks ole. Need on võimalused ja keerukus korraga, et ilmselt tulebki rääkida selles mõttes nendest võimalustest, mida see annab ja samas ka sellest, kuidas seda nii-öelda siis hoida seal joonel, ma ei tea, näiteks riha või mingid vahendid, mis tuleb luua selleks, seesama andmejälgija. Ma tahan öelda, et meie tegime rahastriste andmete kasutamise üle järelevalvet ju aastaid. Kuidas keegi vaatas, ma mäletan, kui Lennart Meri suri, siis inimesed tormasid rahastrisse vaatama, kuigi selle surmapõhjust ju ei olnud enam, kunagi olid. Vaatama, mis seal kirjas on. Tänasel päeval seda ei ole, sest inimesed on saanud inimeste käest küsimusi, kui sa oled korra juba saanud mõne inimesest küsinud, miks sa mu andmed vaatad, siis iga kord mõtled, kas ma teen seda. Et see nii palju kasvatab, seesama näide on ju, see on ka keerukus, eks ole, et me seda kasutame, aga samas ta toob mingit muud positiivsust nii palju, et ta võib-olla ei paista läbi selle konkreetse asja ehitamisesse positiivsus lööb välja hoopis teises kohas. Et keeruline jutt võib-olla, aga ma tahan seda öelda, et ega need asjad ju hakkavad tööle, me peame sellest kõigest lihtsalt üle käima. Et see on minu mõte, et kuidagi tuleb ka aru saada, mida me teeme. Sama nõusolek, me peame aru saama, kus ta kasutatakse ja mina inimesena ei peagi seda teadma. Minul on ükskõik, tehke neid teenuseid, nii palju tahate. Mina tahan, et minu elu oleks, nii et keegi mind ei segaks. Minu küsimus, ma loodan, et teate ka seda, et kui juhtub selline asi, et see lapsevanem ei pane oma lapsele teatud aja jooksul, on ju, kas on 6 aega, kui ta peab ütlema, mis see nimi on, mis siis juhtub? Kui lapsevanem ei ole seda teinud? Kas siis paneb ametnik nime või kuidas see lahendatud on? Me räägime 2 erinevast asjast. Ma saan aru, et sündi ei registreeri, vanemad ei tule ja ei avalda. Et tegelikult hakkab see muutuma lastekaitse või sotsiaaltöö juhtumiks, inimeste juurde minnakse ja öeldakse, et tehke ära. Ja kui nad ei tee, kui nad keelduvad, siis tegelikult tuleb minna kohtusse, sest me tegelikult ei ole seda bioloogiliselt, no kui see laps on sündinud sünnitusmajas, siis on teada, kes on ema ja isa. Omavalitsus saab küll lapse vanema eest nime panna, aga sellisel juhul, kui on vaidlus või nad suuda otsustada omavahel. Aga põhimõtteliselt ikkagi ma väga ei tea neid juhtumeid, et Eestis vanemad ei oleks sündi registreerinud, sest meil on see tulupool seal taga. See on see, miks ka paljud riigid küsivad, et kuidas teil on kõik sünnid registreeritud või inimesed tahavad raha saada.
tahavad teenuseid saada, nende lapsi ei ole maailmas olemas, kui sünd on registreerimata, see hakkab sellest peale.